Mart Kallas, kandideerite Riigikogusse. Et tutvustage ennast lühidalt, kes te olete ja millega tegelete? Olen 55-aastane, 33 aastat abielus, 2 tütre isa, 2 tütre vanaisa ja olen Tallinna volikogu liige, väike ettevõtja ja erakonnas aktiivne ja nii mu päevad lähevad siin. Et see oleks sellega nagu lühitutvustusena kõik. Mida oleks teie arvates vaja Eestis kindlasti hoida ja kaitsta? No kindlasti Eesti loodust, Eesti keelt, Eesti kultuuri. Eesti looduse kõige suurem oht on praegu kavandatav Rail Baltica, mida kavatsetakse isegi mõnes kohas lausa rappa rajada. Ma ei kuuta ette, kuidas see nagu tehniliselt toimima hakkab, et kas siis traktorid sõidavad raba äärest sisse ja nii edasi. Et see tuleks kindlasti kinni panna ja me ei tea isegi, kes seda ehitama hakkavad. Kui siin hiinlased tulevad ehitama, siis me saame Hiina linnad ja Hiina külad ja Hiina alevikud ja see on kindlasti, mida tuleks hoida. Kindlasti tuleks hoida eesti keelt, eks ole, eestikeelne haridus, kõik niisugused asjad, aga siin on endiselt haridusministrid on valest kohast peale hakanud, siin Reformierakond, sotsialistid ja Isamaa, et õpetajate nappus on katastroofiline ja nad räägivad siin küll, et eesti keele õppele tuleb kohe üle minna, aga see on täiesti võimatu, kui meil õpetajaid ei ole. Ja vene koolides on, mis tuli välja siin minu arupärimisest linnavolikogus, et vene koolides on enamus õpetajad on Venemaa kodanikud. Ja ei saa minna üle eesti keele, sellepärast, et õpetajaid jälle ei ole. Ja julgeoleku osas tuleks ka ikkagi, me oleme praegune valitsus ja kõik on siin pööranud selja meie suurtele tublidele liitlastele, nagu Ameerika Ühendriigid ja kindlasti ka Ida-Euroopa kõige suurem riik Poola, eks ole, mida me peaksime ka ikka kellega me peaksime väga arvestama, väga sõbralikult hakkama saama, mitte kritiseerima siin neid seadusi, mis nad teevad ja kõik nii edasi, need on kõik õiged seadused ja meil tuleks ise samasugused seadused läbi vedada, mis Poolas ja Ungaris on tehtud ja see olekski nagu lühidalt praegu kõik, ma oskan öelda.